Nüüd oleme Kotka Maretaariumi teisel korrusel. On ikka seesama, millest me alustasime, kus elavad meriforell, lõhi ja minu lemmikud linaskid ja väga paljud huvitavad karplased seal ujuvad parajasti. Aga siin minu vastas esimest korda tõesti meie külaskäigu ajal näitab ennast kogu oma hiilguses koha. On suur kiskja ja äärmiselt maitsev teatavasti. Muidugi ka väga valge liha. Muidugi ta valitseb ka, kuid ta on täiesti võimeline jälitama kala. Nii nagu ahvenlased, no vähemalt klassikalised, ütleme niiviisi, ahvenlased selleks võimelised on. Suur võimas suu on kohal, aga väga suured silmad ja hästi tugev turi. Ta on võimas ujuja. Kunagi, no näiteks Tamula kandis, aastat umbes 6–8 tuhat tagasi elas rahvas, kes toitus nii palju, kui arheoloogid võivad seda kinnitada. Peamiselt kohakalast. Loomulikult nad sõid ka hälhülgeid ja muidugi nad sõid ka teisi kalu, kuid kultuurkihtides, 6–8 tuhat aastat vanadest, on soomused ja selgrolülid. 99 tõepoolest peaaegu 100% ulatuses kohast ja nende selgrolülide ning soomuste peamiselt selgrolülide järgi sai määratud, milline oli tol ajal koha keskmise pikkus, kus juures loomulikult jutt on kohakaladest, kellest toitus tol ajal Tamula rahvas. Nad oli umbes 1,25 meetrit pikad. Selliseid koha isendeid on võimalik ka meie ajal, ma olen sellest täiesti kindel, leida. Kuid jah, et lausa päevast päeva toituda aastasadu, arvatavasti aastatuhandete vältel, 1,20 meetrit, 1,30 pikkustest kohakaladest, selleks sa pead olema loomulikult väga hea kalamees ja selleks meri pidi olema tõepoolest tohutu kalarikas. Kus kõik need rikkused on? Ai, kui hull lugu kuulad sa igal pool. Hälhüljes sõi ära. Kormoranid tulid ja muudkui söövad ja söövad. No ilmselt neid meetriseid, eks ole, ja 1,5 meetriseid kohasid. Loomulikult mitte. Looduslik kiskja, kuigivõrd tõsist, vähemalt ruineerivad mõju oma saakloomade populatsioonidele ei avalda. See on väga naiivne ettekujutus ja väga naiivne väide. Muidugi on tegemist ülepüügiga. Meil on absoluutselt viimane aeg hakata natukene mõistlikumalt suhtuma loodusressurssidesse. Proovigem seda teha nii. Iga liik, iga loomaliik, muidugi taimeliik samuti ja nii edasi. Me võime niiviisi rääkida ka seentest, bakteritest ja viirust. Kuid iga loomaliik on inimkonnale ressursiks. Aga et see ressursina püsiks, ta peab olema alles ja peab saama võimaluse tõepoolest terve populatsiooni seisundis elada ja korralikult paljuneda. Hoidkem kalu, kõiki kalu, kes on meie veekogudes. Siin on meie ees eriline, väga eriline tuurlane. See on Vene tuur.
Küllaltki haruldaseks on saanud ka see kalaliik, olgugi, et tema ala on päris suur. Läänemeres muidugi ta on introdutseeritud liik, selge see, ja mitte eriti arvukas. Oli ju ilus kala, oli mõnus vaadata. Jätame siis meelde tema välimuse ja nimetuse. Siin elab rahulik, asjalik ja küllaltki kirju karplaste seltskond. Erinevatest liikidest karplased on siin ja jällegi ma ei hakka näpuga näitama, nad ju kogu aeg liiguvad. Aga võrrelge punaste uimedega hõbedased karplased omavahel. Kõige punasemad, aga tõesti ere punased. Loomulikult natukene oranži värvi on seal ka, aga ere punased uimed on roosärjal. Siin on muidugi nii särg kui ka roosärg ja näete siia poole, nii palju kui ma näen, liigub üks isane kala, kel on ilus pulmarüü ikkagi pea. Näete need väikesed valged pustulad ja turja peal on neid ka praegu hästi näha. Siin elavad ka kenasti nii sinilatikas kui ka nurg. Siin elab hõbekoger ja kuldkoger või siis tavaline koger, karasius. Ja elavad nad siin hästi ja rahulikult. Kõik saavad toitu põhjast. Särg, teda vahest nimetatakse punasilvaks. Ometi tõepoolest punased silmad särjel on magevees. Särjed, suuremad särjed, mõned väiksemad ka arvatavasti, aga hea meelega veedavad suvekuud, nad võivad ka talveks muidugi sinna jääda, merelahtedest, Soome lahes, Väinameres, Liivi lahes, meie oleme siin Soome lahe põhjaosas ja merevees, isegi kui see ei ole eriti soolane, särje silm kaotab oma erepunakat tooni, muutub pigem oranžikas kollaseks. Ka see on hea tunnus, et eristada merest tulnud särjekest sellest, kes on eluaeg magevees elanud. Viimasel silmad on tõesti punased. Karplastel, rõhuval enamusel neist, ei ole hambaid suus, kuid on ja väga tõsiseid hambaid, kuigi mitte palju, kuskil 4, 5, vasakul paremal. Neeluhambad karplastel kaladel on niivõrd omapärase kujuga, et töötavad kui diagnostiline tunnus. Liike saab määrata ja väga hõlpsasti neeluhammaste järgi. Ka turb ja tõugjas röövkalad on neeluhammastega. Suus, lõugadel, keele peal, kõvasula aes, nagu seal havil näiteks, eks ole. Nendel loomulikult hambaid ei ole, mitte mingisuguseid. Hammastega suus on ka karplasi, aga mitte meie vetest. Ja loomulikult kiskjatel karplastel, kiskjalistel karplastel on väga teravate konksudega neeluhambad. Siin on aga tõesti lepiskalad. Mõnusad kalad on nemadki.
praegu oleme kaadris, saab olla korraga ainult üks meist. Kahekesi, isegi osaliselt, me kaadrisse ei mahu. Kas mina, aga mind ausõna sõbrad, te olete näinud ja see ei ole nii huvitav. Või haug, päris suur haug ta on, tõtt-öelda, nii väga suur ta ei ole. Ma olen käes hoidnud ka 12-kiloseid hauge, no näiteks Kasari jõe Matsalu lahe süsteemist. Siin on muidugi kumer akvaariumi sein, mis suurendab ja tõsiselt suurendab ja lubab ka palju sügavamale akvaariumi sisse vaadata. Kuid ikkagi see on suur ja mis on veel tähtsam, väga täidlane haugikala ja ta võib väga kaua aega, tunde olla sellises poosis, nagu me teda praegu näeme. Ta on ju varitseja kiskja ja ta on nimme ja tegelikult ainult varitseja. See tähendab, et tema muskulatuur, lihaskond on enamasti väga hele, valge lihaskude on kõige parem, kõige sobivam selleks, et teha järske, aga ülivõimsaid liigutusi, lausa sööste ja hüppeid. Ja vaat niiviisi varitsedes, olles maskeeritud tausta vastu, olles praktiliselt taustaga ühte sulanud välimusega, tal on väga hea oodata, millal väiksed kalad tulevad lähedale. Sellist kala, nagu see haug, väiksemate kaladega akvaariumis pidada, hoida ei saa. Jälitaja kiskjad, koha, suurahven, lõhi, meriforell, nad ei puutu väikseid kalu, kui nendel kõht on täis. Haug kindla peale hakkab sööma, no näiteks särge ja teisi karplasi, ka väiksemaid ahvenaid, kuigi ahven on paras okaline suutäis. Haug ei karda seda. Ta võib süüa ka ogalikke. Ta on, ütleme nii, absoluutne kiskja. Ja veel kord rõhutan, varitseja kiskja. Keha on ju juba sellise ehitusega, juba välimus näitab. Mootor, ülivõimas mootor, aga tõesti hüppeliigutuseks on tal rõhutatult tagapool. Näete, selja uim on vahetult sabavarre alguse kohal ja pärakuim selle all, kõhu all on täpselt samas vastavas kohas, aga allpool ning selg, selja uime ja kukla vahel on tohutu suur, tohutu pikk. See keha ehitus mind tõtt-öelda vaimustab. Niivõrd täiuslik varitseja, sööstja, kiskja on haug. Ja pea, kas ei meenuta natukene krokodilli? Mulle meenutab küll. Ning ülivõimsad lõuad, kus on hästi palju hambaid, ka suulaes ja keele peal tal, nad on väikesed. Kuid lõugades on kihvad, need ei ole väga palju, need võib-olla 4-5, võib-olla rohkem. Ja kihvad, kujutage ette, on täiesti sirged. Selline suu haarab väga kindlalt saagist kinni. Haug siiski võtab lõugade vahele ogaliku ainult siis, kui ta on absoluutselt meeletult näljane ja isegi siis võib selle tõepoolest väga terava maitselist asja välja sülitada. Kala, kes parima meelega, vist ikka parima meelega, sööb just nimelt okkalisi kalu, mitte ainult ogaliku või luukaritsa, vaid ka kiiska ja kiisk, mitte ainult ei torka, ta lausa lõikab oma lõpuskaandi servadega, on angerjas. Nii et kiiska, ogaliku luukaritsa ja angerjas on õnnelik. Väga huvitav angerjas
Loomulikult ta sööb mitte ainult okkalisi asju, vaid ka päris siledaid, näiteks konni. Kuid ta on äärmiselt omapärane ka ja võib-olla peamiselt oma biotsükli, oma eluloo poolest. Kujutage ette, Angerias on absoluutselt eluliselt vahetult ja täielikult seotud Euroopa mandri keskküttesüsteemiga, milleks on muidugi golfihoovus. Koorub Maria Terakesest. Angeria, no ma ei saa öelda, et Angeria main, see ei ole main, see on vastne, millel oli oma ette nimetus antud ja päris pikki aastaid kandis see Angeria esimene larvaalne vastse vorm leptocephaluse nime. Kala nagu kala ikka, selline suurte hammastega, suurte silmadega, koorub ja elab ja toitub, ta on loomulikult tillukene Sargasso meres. Sargasso on hispaania keeles vetikad. Ja vetikate vahel on muidugi hästi palju kõiksugu maitsvaid pisiasju. Väikesi loomulikult vähilaadseid, muidugi ka keriloomi ja mida kõiki seal ei ole. Leptocephalus, Angeria kõige noorem, lapse vorm nii-öelda, on jõrmusõgard, kasvab suhteliselt kiiresti, kuid kui ta hakkab muutuma ussilaadseks ja läbipaistvaks, leptocephalus on ka parajalt läbipaistev, kuid ta läheb veelgi läbipaistvamaks. Ehk klaasangeriaks, kes võib olla nii pikk või nii pikk või nii pikk, aga mitte pikem reeglina. Siis otsib ta golfihoovust ja laseb sellel ennast kanda, see võtab aega päris palju, üle aasta reeglina, Euroopa kallastele. Teine osa, kindel osa Angeria klaasvormidest. Suurepärane paik, suurepärane asutus, suurepärased akvaariumid. No, mul on kalduvus vaimustuda, aga ma vaimustun ainult sellest, mis on seda väärt. Näiteks hing elab siin, minu lemmik vimba, imekaunis kala, karplane, aga vägev nagu lõhi, kuidas ta hüppab. Veelgi lemmikum kala, harjusk, oma imekauni purjelaadse selja uimega. On siin on jällegi vimma. Siin on karpkala, peegelvorm, tavaline sasaan, keda siin kõike ei ole. Suurepärane paik. Ja nägid, vähid on siin. Väga problemaatiline liik on meie eest, sõbrad. See on Ameerika päritoluga. Signaalvähk. Näete valged laigud tema sõrgadel. Nendega ta tõepoolest annab märku omadele. Siia poisid, siia tüdrukud. Või vastupidi, minema siit. Koht on näiteks urg. Näete, seal on urukesed talle tehtud. Urg on vatud. See väga kiiresti kasvab, veetemperatuuri suhtes palju tolerantsem, palju sallivam nii-öelda, palju tugevam liik võrreldes meie jõevähiga. Loomulikult looduses, nii Soome kui ka Eesti looduses, on võõrliik. Teda toodi majandites hakati kasvatama ja vähemalt Leedus juba rohkem kui 20 aastat, arvatavasti rohkem kui 30 aastat tagasi, hakati siis ka
looduslikes järvekestes ja jõekestes lahti laskma. See loom on probleemiks peale kõige muu. Ta on ka haiguste suhtes palju vastupidavam kui meie jõevähk. Kuid ega loom süüdi ei saa olla, et inimesed, ma ei tea, ahnusest või lihtsalt mõtlemisprotsesside poolest lohakusest. Pikemalt mõtlemata, asju uurimata, toovad mõnda liiki ja lasevad looduses vales kohas lahti. Liik loomulikult süüdi ei ole. Nii et, sõbrad, ärme pahanda selle vähi kui looma liigiga. Katsume vähemalt edaspidi, mitte kunagi selliseid apsakaid enam mitte ette võtta. Paljuneb ta loomulikult meil suurepäraselt, sööb kõike seda, mida sööb jõevähk ja näiteks korralikus akvaariumis teda pidada. See on ju tõepoolest lust ja lõbu. Üks selline elas mul päris pikalt akvaariumis ja pojad panid talle nimeks Robert. Ja kui see Robert ükskord siiski hinge heitis, me olime väga nukrad, olgugi, et tegemist oli sellise võõrliigist migrandiga. Ja väga asjalikud vähid, nendel on tõesti see, mida vähk vajab üle kõige, puhas vesi. Ahah, merihunt, rõõmnäha, immigrant, tegelikult ta on introdutseeritud, ta on siia toodud. Aga näete, tunneb ennast hästi, ta ei ole Läänemeres kuigivõrd laialt levinud kaugel sellest, kuid siin Kotka maretaariumis ta tõesti tunneb ennast hästi. Nagu minagi. See kummaline kala, kel on 8 poised, 4 alalõua või alahuule peal, 4 ülahuule peal, on tegelikult uustulnuk Soome vetest ja Eesti vetest. Ma ei teagi, kas sellist kala on võimalik kohata, ju siis ikka. Ja see on merihunt. Merihunt, loomulikult see nimetus kõlab hirmuäratavalt, kuid sööb see niinimetatud hunt ikkagi vähilaadseid ja usse. Ta isegi tigusid suurt ei puutu. On mõnus tööntsakas kala, meres võib kasvada kiloseks või isegi natukene üle selle. Ja selge, et kui sa sellist kala näost näkku korraks näed, sa kõigepealt mõtled säga peale. Uskugi mind, sõbrad, säga ta ei ole. Tallinna loomaaia kollektsioonis on üle 600 liiki loomi, mitu tuhat suuremad, väiksemad, elukad, kuid üle 90% loomadest minu kallis armsas Tallinna loomaaia kollektsioonis on need liigid, küllaltki eksootilised liigid, enamasti ohustatud liigid zooloogiliselt ja keskkonna säästmise, hoidmise, päästmise seisukohalt äärmiselt tähtsad liigid. Võib-olla just sellepärast, aga loomulikult mitte ainult sellepärast. Mul oli õudselt hea meel siin
Kotka meretaariumis vaadata eranditult neid kalu, neid kalaliike, kes elavad meie Eesti ja Soome veekogudes. Näha neid suurepärases vormis, rõõmsalt elusatena ja õige mitme erineva nurga all. Küll suurendatuna, küll üks ühele täpses mõõdus, küll aga kaugetena. Ja ausõna, sõbrad, ma tahan midagi niisugust ka Eestisse, aga see on juba teine lugu.